Tervitus! Mina olen Merlis ja ma olen kodulehekoolitused koolitaja ja olen täna siin selle jaoks, et teile natukene nõu anda, kuidas siis oma kodulehte paremini hallata või kuidas sellega toimetada. Ja ma olen siin tegelikult koos oma abikaasa Evega ja Evega me oleme siis teinud juba väga pikki aastaid koostööd, nimelt on ta mu koostööpartner ja ta on ka mu ülemus. Ja nii nagu Teet ja Svengi siin pikalt koos teinud asju toimetanud, nii ka meie Evega väga pikalt klassiõde, klassivend, nii et ainult et vahe selles, et meil tõsisem suhe natukene kui võib-olla Teedul ja Svenil. Okei, aga lähme nüüd edasi. Järgmise kuskile paarikümne minuti jooksul ma toon teile välja need kõige suuremad augud teie veebilehel. Et tegelikult kõigil, kellel on veebilehed, kaasa arvatud meie, on olemas kas suuremad või väiksemad augud, kust meie kliendid minema lähevad, ilma et nad ostaksid, broneeriksid, teeksid hinnapäringut. Ja? Kummaline muidugi veel see, et väga paljud firmad panustavad rohkem turunduskanalisse ja reklaami, aga mis kasu sellest on, kui inimesed tegelikult sinu veebilehel tegevust ei tee? Tundub loogiline. Võib-olla tekib teil mõnel küsimus kindlasti siin, et kas mul üldse on oma veebilehte vaja, sest et minu teenus või toode on juba niigi nii hea või ma saan ka Facebookis või Instagramis müüki teha. Kindlasti on teie seas neid, kes nii arvavad. Ma olen nõus, et hea toode müüb ennast ise. See oli, on ja käib alati edaspidi ka nii. Aga mul on üks küsimus teile. Mis te arvate, miks sellistel brändidel ja nimedel nagu P-Pre kliinika, Hairlux salong, VIP Medicum, Apple näiteks või Microsoft või ka Teet ja Sven, miks neil on oma koduleht? Selleks on kaks põhjust. Esimene suurem põhjus on see, et nad seal kodulehel annavad ära palju head informatsiooni oma tulevasele kliendile. Nad annavad talle nõu, nad aitavad teda, nad kirjutavad mingit head blogipostitust või artiklit, mis päriselt teda aitab. Ja niimoodi nad kasvatavad usaldust oma tulevases sihtgrupis enda vastu. Ja nad hoiavad neid enda info väljas, enda keskkonnas ja teevad seal kusjuures veel 24/7 müüki, ilma et nad peaksid füüsiliselt kohal olema. Ja teine väga mõjuv põhjus on see, et teie olete oma kodulehe peremehed. Kui mingi turunduskanal, paneb pillid kotti näiteks, või muudab mängureeglid, mida näiteks Facebook on teinud päris sageli, siis teie tantsite ju nende pilli järgi, on nii? Mitte vastupidi. Seega, sinu üks peamine turundusülesanne tegelikult peaks olema see, et sa tood ära turunduskanalitest kõik õiged inimesed oma kodulehele, enda kinnisvara peale. Aga miks see koduleht ei ärata tähelepanu? Piret küsis minu käest, mida siis teha? Tegelikult on kaks põhjust, miks teie koduleht ei ärata tähelepanu. Ja üks põhjus on tegelikult see, et te toote sinna valesid inimesi. Ehk siis nad tulevad teie lehele, nad lootsid midagi muud siit leida ja nad vaatavad, ma ei leidnud seda ja nad lähevad kiiresti minema. Ja? Aga teine põhjus on see, et te võib-olla toote küll õigeid inimesi oma lehele, aga nad ei saa aru, mida te tahate talle öelda. Te ei räägi temaga ühtset keelt, te ei kasuta ei tekstis, ei pildis midagi sellist, mis oleks talle selgelt kiirelt ära tuntav ja mõjuks talle. Nüüd, mis on külastaja jaoks kõige tähtsam, kui ta esimest korda tuleb teie veebilehele? HubSpot, üks tuntud digiturundusfirma maailmas, tegi uuringu ja küsis seda veebilehe kasutajate käest, et mis on teie jaoks kõige tähtsam?
Ja tulemus on tegelikult see, et nad tahavad kiiresti kohe leida üles selle, mille järgi nad tulid. Loogiline ju. Nüüd, mida siis teha, et sinu veebileht ärataks tähelepanu, et neil ei oleks seal igav ja saaks neile kohe õige teeotsa kätte anda? Teil on vaja vastata selle külastaja potentsiaalse sihtgrupi peas 3 tema alateadlikule küsimusele. Ja see esimene küsimus on, kui tulevad värsked silmapaarid sinu veebilehele. Kus ma sattusin? Kus ma olen? Kas see on ikka õige koht? Teine küsimus. Aga mis mina siit nüüd kasu saan? Meil kõigil on tegelikult küüned enda poole, olete nõus? Me oleme sündinud siia ilma justkui puhta lehena, aga elu muudab meid selliseks, et küüned on kogu aeg enda poole. Ja? Mida mina siit nüüd kasu saan? Ta otsib seda infot. Ja 3, kui ta on saanud eelmistele küsimustele vastused, okei, aga mis ma nüüd siis tegema pean? Kuhu ma pean nüüd järgmiseks vajutama? Ja seda oleks vaja, et ta saaks intuitiivselt sellest aru. Ehk siis teiste sõnadega, mul teile soovitus, kui te vaatate oma kodule avalehte või te vaatate oma teenuselehte, siis pange sinna pealkiri, mis natukenegi rõhutaks kliendi kasu. Pealkirja alla võiks tulla väikene selgitav tekst veel sellest kasust või 2-3 punkti väga spetsiifilist konkreetset kasu. Mitte midagi umbmäärast, vaid väga konkreetset. Ja nüüd oleks vaja sellele tekstile juurde panna ka mingisugune pilt, mis läheb hästi kokku selle pealkirjaga. Sest veebis on meil sisu kuningas, ehk sisu on kunn, võib-olla olete kuulnud, aga pilt ja visuaal on kuninganna ja ideaalis need 2 tükki peavad kokku sobima. Ja lõpuks siis on vaja seda call to action nuppu, seda tegevusele suunavat nuppu, et ta saaks aru, mis ma nüüd järgmiseks tegema pean. Lähen siis uurima näiteks toodet või teenust edasi. Ja? Okei, nüüd kuidas sina saaksid teada, mis mu veebilehel võiks teha paremaks? Väga paljud ettevõtted, kes omavad veebilehte, elavad oma veebilehe osas tegelikult täiesti pimeduses. Nad ei teagi ja ei saagi kunagi teadma, mida nad võiksid teha selleks, et see veebileht tooks rohkem päringuid või et inimesed rohkem ostaksid. Nad arvavad, et kui see ükskord saab valmis, siis justkui hakkavad pudrumäed, piimaajad sealt kaudu tulema. Aga see ei ole nii. Nüüd Eestis on meil tegelikult nii vähe rahvast ja nii vähe liiklust käib. Ja selleks, et teha mingisuguseid statistilisi uuringuid või teste, sealt ei tule midagi head välja. Aga on üks väga lihtne viis, mida te saate kasutada kõik ise. On niinimetatud 5 sekundi test. Mina kasutan selleks ühte rakendust nagu Usability Hub ja ma olen kirjutanud muideks täna teie jaoks ühe blogipostituse. Kogu see sama tekst natukene põhjalikumalt olen kirjutanud kodulehe koolituste blogisse, et kui kellelgi on õhtul aega, siis võib vabalt minna lugeda ja üle korrata ja vaadata, mis seal jutt oli. Ja seal on ka lingid ja näited ja nii edasi palju põhjalikumad. Aga kuidas nüüd teha seda 5 sekundi testi oma kodulehega? Teeme teiega koos ühe, siis te saate aru, kui lihtne see tegelikult on ja kui palju sellest kasu võiks olla. Ehk siis ma näitan teile nüüd ühte kodulehe avalehte, 5 sekundit. Ja kui teil on nüüd pastakas või paber olemas, siis oleks hea see praegust välja võtta. Aga küsimusi ei ole palju, ainult 2, võib-olla jääb ka lihtsalt meelde. Vaatame, kuidas läheb. Ja siis ma küsin peale seda nii-öelda 2 küsimust. Olete valmis? Okei. Läks lahti. Google'i uuringute põhjal inimene annab veebilehele hinnangu 0,05 sekundi jooksul.
See tundus teile praegust väga lühike, aga te olete tegelikult väga karmid ja kiired otsustajad. Ja nüüd mul teile küsimus. Mis lehega oli tegu? Palun pane kirja või jäta meelde, kas variant A või variant B. Pärast küsin teie käest. Ja teine küsimus nüüd teile. Kas sellel kodulehel suunati külastajat jõuliselt tegema mingit tegevust? Kas see oli kuidagi näha? Ei või jaa? Ja kuidas nüüd tulemusi hinnata? Ma soovitan teil teha niimoodi, et te ei anna oma inimestele, keda te kasutate testimises vastuse variant ette, vaid lasete neil vabas vormis vastata. Ja soovitavalt paluge nendel inimestel seda lehte vaadata, kes pole varem käinud teie veebilehel. Ideaalis teie potentsiaalne sihtgrupp, aga see võib olla ka teie tuttav, sõber, kes pole käinud teie veebilehel. Ja nüüd mul küsimus. Palun tõstke käed püsti, kes arvas, et tegu oli ühe mööblisalongiga. Ja kui ma ei tea, palju siin rahvast on praegust, umbes ligikaudu, Piret? 90. No ma nägin, kuskil pooled arvasid praegust seda. Jama lugu ma ütleksin selle peale. Aga kes arvas või kes nägi, et külastajad suunati jõuliselt tegema mingit tegevust? Õrnalt, jah. Ehk see ei tulnud hästi välja. Ehk nüüd te tegelikult, kui seda küsimust esitate, saate aru, mida te võiksite nüüd oma veebilehel natuke paremaks teha, et see jõuaks selle lühikese ajaga kiiremini sellele sihtgrupile kohale, keda sa oma veebilehele tood. Ja? Okei, selline oli 5 sekundi test. Ei olnud ju raske. Aga kasu on tegelikult palju. Nüüd piltidest. Teet ja Sven natukene piltidest rääkisid ja rääkisid ka loomulikest piltidest, eks ju. Pildid mõjutavad uskumatult palju teie müüki veebilehel. Aga mul on nüüd teile 4 soovitust piltide osas. Teile räägitakse täna veel kindlasti palju piltidest, aga nüüd ma räägin just veebilehes kontekstis. Esimene soovitus on see, Jumala eest, palun ärge kasutage selliseid slaidereid oma kodulehel. Miks? Võib-olla mõni arvab, et see on fancy ja see on ilus ja mulle meeldib ja nii edasi. Teate, kui palju neid slaiderid inimesed klikivad? Kui suur protsent see on? Mis te arvate? 1%. Mida ülejäänud teevad? Kui te mäletate, paar slaidi tagasi, see alguse pool oli see, mida inimesed tahavad, kui nad tulevad teie veebilehele? Ei, nad tahavad kohe selle asja juurde minna, mille pärast ta sinna lehele tuli. Nad tahavad kohe seda üles leida. Neil pole aega neid lapata siin. Meie oma Eesti poiss, Peep Laja, maailma tippude tipp veebilehtede optimeerimisel müügile, on viinud läbi palju teste ja ka tema kolleegid maailmast on viinud läbi palju teste ja nad ütlevad, et sellised liikuvad pildid, liikuvad slaiderid tapavad teie müüki. See tuleb võib-olla teile üllatusena, aga nii see on. Ehk siis tegelikult vähem müra, konkreetne sõnum ja edasi suunamine. Sellest piisab. Inimesed saavad sellest hästi aru ja polegi palju vaja. Nüüd teine soovitus piltide osas, eriti just mis puudutab näiteks nüüd iluvaldkonda, on see, et sellised suuremad ja kvaliteetsemad pildid, just nimelt suuremad ja kvaliteetsemad pildid müüvad rohkem. Need peaksid aitama tuua teil seal veebilehel seda kliendi emotsionaalset väärtust välja ideaalis. Ütlema kohe, millega on tegu veebilehel, kas siis teenuselehel või avalehel, ja eriti hea oleks, kui see aitaks suunata ka kasutajat vaatama õiges suunas. Kui te vaatate, kui te näete, see naisterahvas, ta vaatab selle pealkirja suunas, jah? Ehk siis alateadlikult me saame suunata
veebilehe külastajad vaatama sinna, kuhu me tahame. Inimesed vaatavad minu silmi või vaatavad minu kätt. Kui mina näitan selles suunas, siis nad vaatavad veebis selles suunas. Kui ma vaatan midagi, siis nad vaatavad, kuhu ma vaatan. Ja? Et ideaalis oleks see hea, kui seal pildi peal oleks see ka nii-öelda arvestatud. Kolmas soovitus, laske oma veebimeistritel või kui te ise haldate oma veebi, laske need pildid mahult teha väikesemaks. Näete, siin on, tõenäoliselt taha ei näe, aga vasakpoolne pilt on 130 mega, parempoolne pilt on peaaegu 10 korda väiksem. Aga mis see tähendab tegelikult teie kasutaja jaoks? Kui sul on suured pildid ja mitu pilti seal, siis hakkab laadima väga aeglaselt telefonis või arvutis. Mida te teete, kui see leht ei lae teil piisavalt kiiresti? Täpselt nii te lähete minema. Tehke need pildid mahult väiksemaks. Ja 4. soovitus, palun näidake oma kodulehtedel oma töötajaid, päris inimesi. Näidake neid rahulolevaid kliente, kes on teie teenust, toodet ostnud, kasutanud. Näidake neid. Nagu eelpool kõnelejad juba ütlesid, fotopanga pildid tegelikult ei jäta teist head muljet. Okei. Ja siin on veel niisugune checklist, mida võiks siis kasutada sellise kangelase pildi juures ja sellest saate edasi lugeda siis minu selles tänases blogipostituses, kus ma räägin ja selgitan iga selle punkti teile täpsemalt lahti. Ja kokkuvõtteks piltide osas tahan öelda teile seda, et veebilehel kasutage professionaalse fotograafi abi ja palun mõelge läbi, kuhu see pilt läheb, millist emotsiooni ta peab väljendama külastaja jaoks ja mis ülesanne sellel pildil siis peaks olema. Et koos fotograafiga peaks selle läbi mõtlema. Nii, ja nüüd sellest, mida kirjutada. Ma siin praegust just kuulsin, eelmise esitluse jooksul teie saalisest rääkisite, et inimesed ei viitsi lugeda, ja? Ei taha lugeda. Kuulge, millal inimesed hakkavad lugema, öelge mulle. Ahaa, siis kui huvi tekib. Väga hea vastus. Selleks, et huvi tekiks teie toote-teenuse lehel, te peate oma klienti mõistma. See tähendab seda, et te tunnete tema hirmu, tema valu seoses selle probleemiga, mida te lahendate. Ja? Tema vastuväiteid, miks ta ei taha osta mingisugusest salongist või mingisugust toodet näiteks. Ja? Te peate seda teadma. Teil peab olema loodud oma peamiste klienditüüpide kohta nii-öelda kliendipersoonad, profiilid. Ja pealkiri peaks seda kõnetama. Kuulge, kui te Postimest loete, mida te vaatate esimese asjana? Pealkirjad. Täpselt nii. Kui pealkiri on jama, seesama teenuse pealkiri, juukste hooldus, siis 80% ei viitsigi edasi lugeda seda. Nüüd teenuse lehed. Kui ma nüüd vaatan ringi, ma olen palju neid iluteenuse lehti uurinud, näen, et väga vähesed viitsivad kirjutada pikemalt. Kas sellest piisab, et sa ütled, et see on teenus see ja hind on see? Kui sa tahad omale uut klienti saada veebist. Kas see on piisav mõjutusvahend? Ei ole ju. Teate, mis on müük internetis? Müük on see, kes vastab kliendi peas emotsionaalselt, argumenteeritult kõige paremini kliendi peas tekkivatele küsimustele. Vot see on müük veebis. Müük ei ole hüüdlaused, meil on suurem, meil on parim, see ei ole müük. Inimesed ei usu seda, see on demagoogia. Siin on nüüd üks veebileht, kus ma näen, et on räägitud põhjalikult sellest teenusest, aga probleem on selles, et see on halvasti esitletud kasutaja jaoks. Ehk siis see teenuse leht, mida te esitlete, seal peab olema tema jaoks see info mõnusalt skanneeritav, tarbitav, jah? Siin saaks teha pealkirjad suuremaks, teha 2-realised lõigud näiteks, panna rohkem pilkida pilte vahele, et see oleks mõnusam. Ja? Selleks, et teil tuleksid head müügitekstid
ja et need kõnetaksid teie sihtgruppe, te võiksite intervjueerida oma kliente. Uurida tema käest kuskil 5-7 intervjuud, te saate üsna selge pildi, mis on need hirmud, mis on need valukohad, mis on need kõhklused ja kahtlused teie valdkonnas, teie teenusega seoses. Te saate ka teada võib-olla oma konkurentide kohta, mida nemad on teinud hästi või halvasti. Aga ma ütlen seda, et need, kes teevad intervjuusid oma klientidega, need on kilomeetrite kaupa eespool, müüvad palju paremini veebis kui need, kes ei tee. Sest neil on olemas siseinformatsioon, mis toimub kliendi peas ja nad oskavad seda kõnetada nii-öelda, kasutada see infot müügitekstides. Ja võtate tagasisidet, siis ka kasutage neid sõnu, mida te tagasisides on teile andnud, kasutage neid oma veebilehel müügitekstides. Joanna Copyhackerist ütleb, et kõige paremaid tulemusi annavad just need tekstid, mis on võetud kliendi tagasisidest või kliendi öeldud sõnad. Te kõik olete kuulnud ütlust filmidest. Kõik, mida sa ütled, võidakse kohtus sinu vastu kasutada. Täna turundajad ja reklaamijad teevad meiega täpselt seda sama. Nad ennem intervjueerivad potentsiaalset sihtgruppi ja sealt nendest tekstidest tulevad reklaamtekstid, turundustekstid. Ja see mõjub kõige paremini, sest samasugune inimene tunneb ennast ära. Ma võtsin teile ühe näite, see ei ole nüüd kellegi veebileht, aga see on niisugune veebileht, kus teenusepakkujad saavad oma teenuseid, see on nagu üks niisugune koondveebileht. Ja Mari-Liis, mida ta siin hästi teeb, tal küll ei ole siin pealkirja praegust näha, eks ju, aga ta toob välja kliendi probleemi alguses kohe, ta räägib sellest, millest need probleemid tekivad, argumenteeritult, hästi lühidalt, konkreetselt, ja siis ta toob ka välja lahenduse, kuidas seda saab lahendada, kaua aega võtab. Päris normaalne mõistlik jutt. Aga see on igal juhul parem kui see, sa paned lihtsalt teenus ja hind. Ja mis veel eriti hea, ta näitab pilte, mis oli kliendi olukord ennem ja mis oli pärast. Sellised pildid mõjutavad meie ostuotsust väga palju. Ja nüüd natukene võiks emotsiooni sinna tekstidele juurde panna ja teeme teiega nüüd ühe väikse testi ka. Ma tahan teile tõestada seda, et emotsioonidega jäävad teile asjad palju paremini meelde. Palun tõstke käsi püsti, kes siin on abielus. Nii vähe. Okei, võtame siit ühe daami. Palun ütle, millal sa abiellusid? Kuus aastat tagasi. Okei, mis kuupäev see oli? Ta on praegust rambi valguses, ta on natukene ärevuses praegu, aga mis kuupäev see oli? 15. juuli, milline ilm oli sel päeval? Tavaline Eesti suveilm. Vihma ei sadanud? Siis ta ei olnudki väga tavaline. Aga okei, mida sa tegid 26. jaanuaril 2008? Öelge mulle, miks tal see meeles pole? Ei olnud mingit emotsiooni, eks ju? Ei tekkinud seda linki. Ehk siis meie kui turundajate ja reklaamijate ülesanne on tekitada inimestes emotsiooni ka oma müügitekstis, siis me jääme paremini meelde. Seda on küll lihtne rääkida, raske teha, aga nii see on. Ja nüüd lõpuks, kui te olete selle müügiteksti ilusasti esitlenud, kõnetanud kliendi probleemi, valusalt vajutanud tema nii-öelda valupunktidele, toonud välja selle, mis on kõik võimalik pärast sinu teenust või toodet, jah, aga ausalt, siis te peate talle selgelt näitama, mida teha. No siin on üks näide, vasakpoolses osas ei ole seda call to action nuppu näha, aga parempoolses on selgelt call to action nupp näha. Ja tulemuseks see, et 30% inimesi tegid rohkem soovitud tegevust, sest nupp on näha. Ja nüüd veel üks ekstravagantne näide Amsterdami lennujaamas toimunust. Päris reaalne case study, ehk siis meeste WC-d, ma ei tea, siin enamus naised, jah, pissuaarid ja need WC-d väga räpased. Aga Amsterdami lennujaam, prestiižne lennuväli, nad ei saa omal seda lubada. Küll nad proovisid, et panevad koristajale mingisuguse checklisti, mingi ajakava, millal ta käib ja nii edasi. Ei tööta.
kutsuti appi neuroteadlane. See tuleb sinna, ütleb, poistele paneme kärbse siia. Et härrased priitsimehed saaksid oma juga täpsemalt suunata. Päris lugu. Ja tulemuseks see, et need WC-d olid palju puhtamad. Ja meeste WC-s peale seda hakkasid olema sellised kärbsed pissuaarides. Ehk intuitiivselt peab kasutaja aru saama, mida ma pean järgmiseks tegema. Ehk teie puhul call to action nupp selgelt muust disainist eristuv. Okei, ma rohkem ei räägi, mul hakkab aeg läbi saama. Kui te tahate, võite küsida kodulehe optimeerimise kohta, kuidas saada Google'is kõrgemaid kohti. Kui te minu käest seda küsite küsimuste voorus, siis ma võin teile vastata. Aga te võite ka minna seda lugema kodulehe koolitused / blogi, sest seal ma olen teile ekstra selle ette valmistanud. Igal juhul ma tänan teid ja nüüd küsimuste aeg. Ja, käsi püsti, kellel on küsimus. Ja kuidas siis saab Oota, paneme teise mikrofoni ka sisse, jah? Ja kuidas siis Google'is saab neid kõrgeid kohti? Ahaa, tulebki nüüd see küsimus, väga hea. See oli nagu planeeritud täpselt, et nagu kokku lepitud. Tegelikult on vaja 3 asja teha, need on muidugi suured asjad kõik, eks. Aga esimene asi, mis on see, et see muideks teie valdkonnas täpselt samamoodi kehtib. Kui te võtate, no ma ei tea, kui seal on mingi küünte lakkimine, siis tõenäoliselt ei võta haigeid küüsi ette, need tuleks ennem ära terveks ravida, on nii, olete nõus? Sama lugu on meil nüüd kodulehega ka. Me ei hakka sinna ennem tegema ei turundust, ei reklaami, ennem kui kodulehe tehniline tervis on korras. Ja mis on kodulehe tehniline tervis? Kiirus, väga hea, õige. Ehk siis ma ei viitsi oodata ja kui sa paned mind ootama, ma lähen konkurendi lehele. Siis mis veel? Et see avaneks mul mobiilis normaalselt, jah? Minu veebisirvija saavaks kiiresti ja normaalselt. Ehk ta peab olema responsive või kohanduv erinevatele seadmetele ja erinevatele veebisirvijatele. See tähendab seda Chrome'is, Mozillas, Safaris avaneks normaalselt. Need asjad tuleks ennem üle kontrollida. Aga enamus elab pimeduses, nad ei teagi, kas minu potentsiaalne sihtgrupil on see korras või ei ole. Nad arvavad, et see on korras, aga nad ei tea seda. Okei, ehk siis tehniliselt peab olema leht korras. Nüüd me saame edasi minna. Järgmine osa on see, et kui kasutaja tuleb sinu lehele, siis ta peab saama oma küsimustele vastuseid, mille järgi ta tuli. Mida rohkem sa annad mulle head vastust minu küsimustele, olgu see siis blogipostituse näol või teenuse selgitus põhjalikum, siis seda suurem on tõenäoliselt inimesed viibivad minu veebilehel kauem ja Google isand kõrgelt seda üleval näeb, et inimestele meeldib su leht. Ja väike saladus muideks ongi see, Google'is saavad kõrgeid kohti need, kes vastavad kõige paremini kliendi peast tekkivatele küsimustele. Küsimus ei ole alati selles pikkuses, vaid selles vastuses, mida klient otsis. Olgu see sinu teenuseleht, tooteleht või blogipostitus või nõuandev artikkel, aga see peab olema tõsiselt väärtuslik sellele kasutajale. Ja nüüd, kui sul on tehniliselt leht korras ja sul on sisu, navigatsioon hea, et ma saan kiiresti üles leida need asjad, mida ma otsin, nüüd sa võid hakata tegema sotsiaalmeedias reklaami. Nüüd sa võid hakata Google'is reklaami tegema, sest vastasel juhul kõik see reklaamiraha, mida sa sinna paned, no mitte kõik, aga päris suur osa, võid lihtsalt ära põletada, sest inimesed ei tee sinu kodulehel tegevust. Nii see on kahjuks. Ja Google armastab neid lehti, kes tõesti head sisu pakuvad ja inimesed saavad väärtust ja need tõstab ülesse poole. See on niisugune triviaalselt öeldud. Ja veel küsimusi. Ma arvan, et pani mõtlema mõnda inimest oma kodulehe osas tänane. Mul üks küsimus on. Jep. Külastan tihti YouTube'i ja seal viskab vahele reklaami igasuguse, et tee oma imelihtne veebileht Wixis ja mingites muudes saitides. Et kuidas on sinu soovitus, kas võtta endale mingi normaalne progeja, kes sul mingisuguse uipupeene asja, uipukalli raha eest valmis teeb või viskad Wixis ise Shoefilks valmis ja toimib hästi küll? Wixi saab taha ka väga häid veebilehti, kui sa lihtsalt saad aru, mida kasutaja tahab ja kui lihtne see peab kasutaja jaoks olema. Ega seal rohkem muud midagi ei ole. Mina, kuidas ma ütlen, kui sina oled igapäevan oma veebile kasutaja, sa võid vabalt Wixi kasutada, aga sul hakkavad mingi aja jooksul tekkima suuremad soovid. Te olete kõik kogenenud, midagi olete võtnud omale, siis teil tekivad soovid, mida tahate rohkem. Ja võt siis jääb Wixist väheks.
ja siis me soovitame WordPressi. On kellelgi veel küsimusi? Minul on. Väga hea, anna tulla. Mainisid seda, et Google'ile meeldivad need leheküljed, mida inimesed külastavad, tõstab need üles, trallala, trillalla, aga me teame ka seda, et kui me lööme Google'isse sisse näiteks lauajalad, siis meil tuleb esimese asjana mingi 3-4 lehekülge ad, mis on siis vastavad teemalised sisud. Et kuidas sa suhtud sellesse ja kas seda peaks nagu tegema ja palju siuke pull üldse maksta võib? Jaa, et mis on nüüd, nagu te näete, siin ülevalpool on makstud reklaam, ad, ja siis tuleb see orgaaniline tulemus. Ja nüüd sõltub sellest, et see märksõna fraas, millele te oma selle sisulehe optimeerid, iga sisuleht, jätke meelde, on eraldiseisev fraas, mitte üks sõna, vaid fraas, sest fraasiga te saate paremini aru, mida kasutaja tegelikult tahab. Ühe sõnaga te ei saa aru, mida kasutaja tahab, kui te optimeerite ühele sõnale oma sisulehe. Ja kui te teete alguses selle töö hästi, mida ma siin rääkisin teile, leht on tehniliselt korras, sisu vastab küsimustele, siis on võimalik, et te saate Google'is esilehele, kõrgetele positsioonidele ja seal te olete aastaid. Aga nüüd, kui sa hakkad siin reklaami tegema, siis reklaam kestab senikaua, kuni sul raha on. On ju nii? Aga kui ressurssi on ja sa oled alles niisugune alustav, siis tegelikult on hea mõte panna sinna raha, et juba hakata õiget liiklust tooma, et saada nii-öelda väike puust taha, eks. Et reklaami peab ka aeg-ajalt tegema, kui on vajadus selleks, siis tuleb teha reklaami ka. Eks see sõltub sellest ka, et milliste märksõnadega sa ise orgaaniliselt paremini välja tuled, eks ju. Ja kui sa näed, et sul on oma teenuse leht ja sa ei tule sellega kuidagi esilehel välja, siis on mõistlik teha reklaami. Kuni see viib selleni, et sa tood õiged inimesi lehele, su leht on hea, Google näeb, et nii palju inimesi käib su lehel, pagan võtaks, seda peaks ülesse poole tõstma, sest sul on tegelikult väga hea leht. Aga ennem ta ei saa seda teada, sest liiklust pole seal käinud. Aitäh. Teeme viimase küsimuse vooru. Ja. Tee häält ka, ma ei näe nii kaugele kogu aeg. Nii, palun. Et paljudel ettevõtetel on rubriik korduvalt esitatud küsimused. Jaa. Kuidas sa seda hindad põhimõtteliselt? See on tegelikult väga kasulik kasutajate jaoks, see KKK, korduma kippuvad küsimused. Ja kui sa tead täpselt, mis on sinu külastajal need korduma kippuvad küsimused, siis see hoiab sinu aega, sinu telefoni otsas rippumist oluliselt kokku ja et positiivselt suhtun. Oli see vastus? Aitäh! Aitäh!